mis siin ikka. Start recording. Ega siin palju muud öelda ei ole. Tere kõigile, pole ammu kohtunud. Ja tõesti videod on ülimalt arvaks, et siin aastas korra või paar heal juhul tuleb minult mõni video. Aga täna läheme tagasi televiisorite juurde. Ja tulebki rääkida esmalt siis elevandist toas. Ehk siis sellest loomast minu selja taga. Sest et mis on juhtunud siin vahepealse aja jooksul? Ütleme, kui me räägime siit, võib-olla võtame mõned aastad tagasi või ka veel rohkem, võib-olla 5 või 10 aastat tagasi. Kui mina ostsin oma viimase teleri iseendale $65, mis sel ajal oli üli suur teler, siis nüüd minu selja taga siin on $85. Kas just nüüd normaalne, aga täitsa okei. Ja tahangi teile täna sellest rääkida ja anda teile mõningaid mõtteid sellest, et kuhu vaadata telerite suhtes siin tuleval aastal, mis kohe saabub, 2026. Et mõningaid mõtteid. Muidugi esmalt tuleb öelda seda, et väga paljud inimesed tänapäeval ei vaata televiisorit ja vaadatakse siis tahvlist, telefonist, arvutist. Ma olen seda öelnud ka 10 aastat tagasi juba, aga ütlen ka 2025 uuesti seda, et see on väga kurb. See on väga kurb sellepärast, et palju elamust jääb saamata. Õnneks kino kompenseerib nii pildi kui heli suhtes, aga sinna tuleb minna ja kodus ei saa siis seda mõnusat suurt heli ja pilti nautida, millest on ülimalt kahju tegelikult. Ja mis ma tahaksin teile siin öelda veel? Tahan öelda seda, et hinnad on kukkunud meeletult ja ekraanid on läinud meeletult suuremaks. Minu meelest 2 head asja on juhtunud siin aastate jooksul ja siin polegi muud öelda, kui kes tahab endale televiisorit osta, siis 2025 mudelid ja nüüd tulevad 2026 mudelid on väga head telerid. Isegi odavad telerid on juba väga head. Väga võib-olla liiga palju, aga lihtsalt head on nad kindlasti. Ja lihtsalt mõttearenduseks on see, et kui te lähete telerit vaatama, siis varem olen alati öelnud, ütleme nii, et siis kuskil suurusjärk 5 aastat tagasi, et teil tuleb kindlasti vaadata korraliku pildi jaoks telerit seal võib-olla 1500–2000 eurot, siis see teler minu selja taga maksab 1000 eurot. See on, ma ei saa öelda, et odav, see on tegelikult palju raha, aga kui me vaatame kvaliteet telerite hulgast nii-öelda, et mis on nagu head, on ju, siis 1000 eurot on ülimalt odav, arvestades, kui palju siin pilti on. Mul ei ole elu sees olnud nii odavat telerit. Mitte kunagi. Okei, kui me jätame välja 90-ndad ja päris 2000 algused, siis jah, oli ilmselt odavam, sest siis olid kineskoop telerid. Aga plasmad, LCD, muud loomad, need on kõik olnud oluliselt kallimad ja oluliselt väiksema ekraaniga. 2012, kui ma ostsin väga suure ekraaniga teleri, seejuures 3D teleri sel ajal, mis oli äge asi, tegelikult on siiani, oli $42 ja ta oli hea teler, ta maksis 1500 eurot. Kaadris täpselt väljas, siin kõrval on tegelikult mul monitor, 43-toline arvutimonitor, mida ma kasutan viimased 5 aastat. Ja see maksis 500 eurot, siis kui ma ta ostsin. Et hinnaproportsioonid on tohutult tegelikult muutunud, et kui te lähete täna poodi ja tahate kulutada 2000 eurot, te saate super hea teleka. Väga hea teleri. Ja see on selles mõttes tore. See on väga hea. Kurb on see, et inimesed pööravad telerile vähem tähelepanu. Et pigem on see nutiseade, kus on see sisu, kõik see. Aga
samas ma tahaks kindlasti öelda seda, et telerit minu meelest ei tohiks ära unustada, et see on ikkagi koht, kus saad sa selle elamuse, kui sa saad vaadata filmi, kas või üksi, aga veel enam perega koos, kellega koos, siis väikesest telefonist selle vaatamine ei ole midagi võrreldavat sellega, mis on siin minu selja taga. Ja see teler siin on tegelikult minu magamistoa teler. Praegu me asume minu magamistoas ja ma ostsin selle magamistuppa. 85 tolli kõlab nagu ajuvabana, eks ole. No enamiku jaoks ilmselt. Reaalsuses ma valisin magamistuppa telerit, ma mõtlesin tükk aega. Äkki tõesti on liiga suur. Mõtlesin ka 75 tolli, aga mitte hetkeks ei kaalunud ma 65 hetkeks kaalusin, sekundi. Rääkimata väiksematest mudelit, mis tavaliselt on magamistubades. Kas peaks üldse magamistoldes teler olema, see on ise küsimus, aga kui sinna see panna, siis miks mitte selline? Eriti kui ta ei maksa peaaegu mitte midagi võrreldes oma suurusega. 2 ruutmeetrit pilti. Väga mõnus on vaadata kas või uudiseid, enne kui silma kinni lased, mingi filmi, seriaali või lihtsalt vaadata, kui suur see on. Aga nali naljaks. Tegelikult minnes natuke tõsisemaks tagasi, on tõesti nii, et te võite minna täna poodi või ka e-poodi, lugeda ära mõne review selle kohta, teleri kohta ja väga vähese raha saada väga teleka. Et kui me räägime sellisest tänapäeval tavamõõdust, ütleme siis see 65 tolli või ka 55 tolli, mis tegelikult on ikkagi üsna pisike, siis reaalsuses on see, et ei ole väga palju seinu, ei ole väga palju ruumi inimestel, kuhu seda väga suurt telerit panna ja seal tõesti see 65, ma ütleks, oleks optimaalne valik tegelikult tänapäeval. Ja mis maksab 65 tolline teler? Odavam 65 tolline teler maksab 500 eurot, kui sedagi. Okei, kui kulutame 600 eurot juba või isegi 700 eurot, 65 tolline teler saab väga hea teleri. See ei ole nii-öelda kirjas tippklassina, aga ta annab väga hea pildi tegelikult. Ja see on see tore asi. Ehk siis 5 aastat tagasi tuli sellise pildi eest välja käia vähemalt 2 korda rohkem, sama suure mõõduga. Ja nüüd, kui tehnoloogia on läinud paremaks, pildikastid, kast on juba vale öelda, pildikastid on läinud suuremaks, hinnad on läinud odavamaks, siis igal juhul soovitan vaadata telereid ja soovitan vaadata mudelit vähemalt aastast 2025. Sest et 2024 oli veel kehva. Mitte kõik, aga ütleme nii, et tulid mini-LED, mis on OLED-i konkurent ja tegelikult väga hea konkurent ja odavam ja suurem, mis on tegelikult super. OLED on jätkuvalt, ma ütleks, kõige parem pilt, kõige kontrastsem, kõige selline, silma hüppavam oleks eesti keeles võib-olla öelda. Aga kui me räägime sellest, et vaatame midagi ka nii-öelda igapäevaselt, mis võib-olla käib ka taustaks, siis OLED on võib-olla liiast, siis sellisel juhul mini-LED või ka isegi see Q-LED, mida on see teler siin, õigustab ennast täielikult. Mina võib-olla elutuppa ei võtaks seda mudelit, aga nüüd mul ongi probleem. Kui ma lähen elutoa kallale, mida sinna panna? Sest et kas 85 või midagi muud? Sest minule meeldib suur pilt. Ma ei saa midagi sinna teha. Ütleme, rohkem 10 aastat tagasi, kui ma siis ehitasin ümber oma eelmist kodu, millest ma olen kunagi rääkinud, kuidas ma siin ehitasin sisse projektori, motoriseeritud projektori ekraani, kogu selle kupatuse, siis 2025 oleme väga selgelt ajas,
kus ma ütleks, projektori järgi ei ole vajadust. Vähemalt mitte sellises kodukino mõistes, nagu see oli varem. Sellepärast, et kui ma vaatan 120 tollist projektori pilti, okei, see on 3 meetrit, aga see on 2 meetrit, ta maksab vähem kui see projektor, mis mul oli. Rääkimata ekraanist, rääkimata sellest ehitusest, rääkimata kõige sellest. Ainuke mure selle teleka oli see, et ta tuleb õiget pidi sisse tuua. Toa seda ringi ei keera. Ega mitte midagi muud häda ei olnudki. Et see on kordi odava tänapäeval ja saad palju heledama pildi. Tal on rohkem funktsioone, kõike seda. Ja funktsiooni juures võib-olla räägidki natukene sellest, et millist mudelit te võiksite vaadata. Loomulikult see on väga isiklik eelistus. Ja minu eelistus on alati olnud tegelikult LG mudelid, just nende selle nii-öelda, kuidas nimetab, Airmouse, kuidas see nimi oli, siis saab puldiga vehkida ekraani peal nagu hiirega, mis on olnud tegelikult väga tore, aga nüüd ma väga selgelt soovisin paremat operatsioonisüsteemi. Ja kahjuks olukord on selles, et ei LG ega Samsung, mis on siis Eestis ja ka maailmas väga tuntud suured nimed, kumbki ei paku head tarkvara. Aastal 2025 mina ütleks, et nende mõlemad tarkvara on probleem. Ja tarkvara mängib tänapäeval väga olulist rolli. Oluliselt rohkem, kui seda oli 10 aastat tagasi telerites. Või isegi ka 5 aastat tagasi. Nüüd on veelgi rohkem asju netis. Kõik on netis. Teler peab suutma netis toimetada, see peab olema mugav. Ja kuigi sellel teleril on tavaline pult nii-öelda, et siin ei ole midagi õhus ehitavat, kuna see ei ole LG, see ei ole ka Samsung, siis valik oligi selles, et ma ei soovinud seda halba operatsioonisüsteemi kogemust. Ehk siis siin teleris on Google'i tarkvara. Google TV on siis selle asja nimi siin. Ja see on tegelikult õige otsus. Mul ei ole kunagi Google'i telerit olnud. Natuke olin kõhklev, aga kui ma võrdlesin seda, mida siis on tänapäeval pakkuda Samsungil või LG-l, Samsung on täiesti crap juba, ütleme nii, siis väga selgelt oli valik Google'i kasuks, see oli minu soov ja see on ennast igati õigustanud. Et väga mugav on vaadata YouTube'i, ei ole YouTube'i nendest varasematest teleritest peaaegu üldse vaadata, sest see on nii halb kogemus, tarkvara lihtsalt. Aga nüüd on see hoopis uus tase. Ja kõik muu samamoodi. Netflixi asjad, muidugi Prime videod, sellised asjad, Disney'd olid ka teistes, aga siin nad on ikkagi täiesti uuel leveli, sest ütleme nii, et minu teleri kasutamiskogemus on ikkagi sisuliselt 10 aastat tana teleriga. Ja kui ma nüüd nii-öelda olen teinud upgrade'i, aga upgrade'i juurde minnes, kas see on upgrade? Kas see on upgrade? Okei, pilt on suurem, aga ma maksin rohkem kui 2 korda vähem selle teleri eest, et mis teeb mul suu kõrvuni tegelikult, kui ma selle peale mõtlen, et see teeb mu meele heaks, sest et kui ma ostsin 10 tagasi 65 tollidest räägime, siis ma kaalusin ka 75, aga need selle ajal nii kallid, et ma pean maksma veel 1000 eurot rohkem ja maksanud palju kehvema 75 tollise. Ja kui ma praegu vaatan seda 85 tollist, mis ma maksin rohkem kui poole vähem, kui ma maksin oma viimase 65 eest, mis ma ostsin, siis selle pilt on parem kui see 65. Ja see oli üle keskmise keskklassi teler nii-öelda, et see ei olnud päris tipp, aga see oli seal päris hea teler. Ja tõesti, võib kiita ainult tehnoloogia arengut siin. Ja kõigil teile ütlen ka, kel teil on siin 5-10, rääkimata sellest, kui on võib-olla 5 aastat vana teler, siis tänapäeval lähete poodi, kui te ostsite 5 aastat tagasi 32 tollise teleri, maksite selle seal 400 eurot, siis nüüd saate 400 euro eest 55 tollise ja palju parema pildiga. Võtke mõõdulint välja, võtke ära, kas teile mahub ja ostke lihtsalt suurem teler. Nautige seda head pildikogemust. Minu meelest on seda väärt.
kõike head teile ja võib-olla kohtume ka aastal 2026, sest ka elutuppa võiks ju osta mingi teleri või midagi muud äkki. Kõike head teile. Jälle nägemiseni.